Kui me alustame otsast, siis võib-olla kõige mõistlikum on öelda seda, et üsna tihti ajalugu kordub, et kui te tõite välja, et 80 aastat tagasi viimati oli see võimalus kindlustusturul osaleda ühistuliselt, siis nüüd on see aeg uuesti tagasi saabunud ja selles mõttes on ajalugu kordunud positiivselt, et see annab laiemad võimalused turuosalistele. Ja need turuosalistel pakub see võimalus läbi konkurentsi nendele inimestele, kes seda teenust vajavad, kindlasti mõistlikumat ja soodsamat hinda saada ka. Kui me räägime positiivses võtmes, siis ühise eesmärgi nimel toimetamine võiks ju ka inimesi rohkem omavahel siduda, sest täna küll räägitakse väga palju sidusast ühiskonnast sõnades, kuid praktikas ma julgen arvata, et seda sidusat ühiskonda väga palju ei ole. Ja kui me räägime ühistulisest liikumisest ja kui seal on palju omanikke ja kellel on ühine eesmärk, siis teoreetiliselt on see võimalus, kus nad võiksid omavahel paremini läbi saada ja Eestit paremaks teha. Kindlasti on ju üks lootus, kui see ühistuline ettevõtte või kindlustusandja teenib kasumit, mis on selle ettevõtte kindlasti eesmärk, siis kas reinvesteerib või kasutab selle raha meie Maarjamaal. Nii et see kindlasti on hästi oluline ju, et kõik raha, mis siin ka teenitakse, kas investeeritakse siin või kasutatakse siin. Ütleme niimoodi, et pensioni ja teise samba ärakaotamisega on räägitud hästi palju inimeste isiklikust soovist, võimalusest kuhugi investeerida. Ja juhul, kui see tõesti peaks juhtuma, näiteks, et teine sammas ära kaotatakse, mida mina isiklikult ei oota väga, siis on inimestel võimalik investeerida ühte ettevõttesse, mis loodetavasti hakkab tööle selle eesmärgi nimel, et Eestimaal oleks turvalisem, et inimestel oleks parem elada siin ja loomulikult saada ka teatud tulu sellest. Ma arvan, et see peab olema eesmärk omaette, kuid kindlasti see on üks kõrvaleesmärkidest, et see, mis siin teenitakse, see raha erinevate ettevõtjate poolt, see võiks jääda Eestimaale ja Eestimaa inimeste heaks uuesti tööle panna.